tere! Meie mängisime suurte lastega, valisime kursantidega seekord nutigrupi kaardimängu Loomad. Pealkirjas me teeme selle nutigrupi kaardimänguga Loomad juba esimesed sooritused. Me kirjutame nutigrupp kokku, see on firma nimi, Tarmo Tuule ülitoredate lauamängude, kaardimängude, ristsõnade loomise firma. Siis me kirjutame kokku kaardimäng, et ei kuuluks mäng kaartidele, vaid mängijatele. Ja loomad paneme jutumärkide sisse, sest ta on umbes samasugune nähtus ja tehtus nagu raamatu pealkiri. Tegime pealkirja korda. Metoodika, mismoodi niisugused tekstid sünnivad, on väga sarnane televiisorist tuttava Eesti mänguga. Televiisoris keerutatakse ruletti, sealt tuleb teema, tuntud inimesed vastavad, antakse vastuste variandid ja kaartidega on sama asi. Meie inimesed tõmbavad pakist kaardi, esitavad kolleegidele küsimuse. Kui ei tule kohe vastust, siis pakutakse võimalikud variandid ja lõpuks siis ikkagi öeldakse ette ka. Või guugeldame, otsime selle jaoks ju otsingumootorid 21. sajandi nutikate kasutuses ongi. Kui me oleme saanud vastuse, siis õpetaja tädi koostab lause, kus on võimalikult kõiki olulisi asju, liitsõnad, interpunktsioon ehk siis kirjavahemärgid, mõõdukalt keeruliseks sätitud. Me kirjutame ühe klassiga selle teksti etteütlusena ja teise jaoks ja kolmanda ja sinu jaoks, kallis, võtangi ära siis kirjavahemärgid kokku-lahkud ja nüüd me paneme need tagasi. Meie teksti maht on punkti pealt üks riigieksami kirjand, 400 sõna. Ja sellesse on nüüd siis sätitud tsitaadilaadset värki, näiteid elust, meie oma mõtteid, korrektne sisse- ja väljajuhatus, nii et me oleme kangesti korrektsed. Sissejuhatus algab siis kohe hulga oluliste asjadega. Seni, kuni Eestis olid laiaulatuslikud üks sõna, see omadussõna, laiaulatuslikud metsad, välgutasid metskitsed üks sõna. Tagumise koma põhjus on põimlause. Kui lõpeb pealause sisse istutatud kiilukesekene, on tagumise koma tähetund. Pealause on seni välgutasid metskitsed oma valgeid sabapeegleid. Sabapeegel üks sõna, poolitusmärk rea lõpus. Ja nad välgutasid oma valgeid sabapeegleid laantes, nüüd ilmutavad nii põdrad kui ka ilvesed, nii kui ka ilma komata ennast linlaste
üks N. Õunaaias üks sõna. Ei ole linlaste õunaaias, vaid õunaaias. Mõttekriips, pikem hingamine. Kusagil peab ju elama. 2026. punkt. Järgarv ongi ainus koht, kus sa paned numbri järel punkti, mitte kusagile mujale. Punkti numbri järele ei pane. Jälgib inimkond kokku õudusega koma, mis on juhtunud Jim Carrey'ga. Koolon ja me selgitame, mis värk on. Jim Carrey'ga koolon ilmselgelt kokku, poolitusmärk rea lõpus. Näidatakse avalikkusele klooni, teesikut, koopiat, nagu ka Putin tavatseb enda asemel 5-7 koopiat rahva ette saata. 30 aastat tagasi klooniti esimene loom, lammas Dolly, kelle 6-aastaseks, poolitusmärk rea lõpus, 6-aastaseks jäänud elu tulemus on 6 talle ja toppis muuseumis, Edinburgh muuseumis. Ja toppis muuseumis mõttekriips. Nii mõnigi sooviks tema kõrval ka diktaatori toppist näha. Järgmises lauses on otsekõne ja ta on sedasi meil üles ehitatud, et otsekõne on lause alguses, siis on saatelause ja siis on jälle otsekõne. Paneme liiklusmärgid paika. Jutumärgid algavad rea alguses. Jutumärgid algavad, julge hundi rind on rasvane, jutumärgid kinni, väidab rahvatarkus. Rahvatarkus on üks sõna, tarkuse liik. Ja jälle jutumärgid. Jutumärgid algavad, kes ei riski, see šampanjat ei joo. Jutumärgid kinni. Igaüks üks sõna meist kujutleb ennast omaette üks sõna olles. Süsimustaks üks sõna kaslaseks kokku, tähendab ükses. Ehk siis tekib kassist kasslane niiviisi, et kaasääliku ühendis kaob ükses ära. Mustaks kaslaseks ehk pantriks. Lühendid eesti keeles on ilma punktita. Ehk pantriks, aga reaalia näitab paratamatult teistsugust kokku. Tegelikkust 2 kaad. Koolon kohkunud kiisud ja prügikasti kassid. Kõik 3 sõna kokku. Prügikasti kassid oleme. Lohutagu meid siis fakt, et Indias on kassil õndsust sümboliseeriv vaimne dimensioon. Loetleme, mis nende kassidega siis veel on. Egiptuses on kõuts püha loom ning nende olenditega seostatakse maagiat ja nõidu. Samamoodi kokku on meie mütoloogia, kultuurilugu üks sõna ja kirjandusmaastik üks sõna. Tulvil hobusekujulisi üks sõna,
olevusi, koolon ja loetleme. Kentaurid, Pegasused ja ükssarvikud, üks sõna ühtlasi peitub meie kultuuriruumis kokku tuntud nimede taga salapäraseid üks sõna loomi, kellel on iidseid nimetusi, mis on ununenud ja paneme kooloni. Pürg tähendab maakeeli, üks sõna, muuseas üks sõna, piisonit, pillepürg, pillepiison, nii armas. Armastame laulu, laulu nimi jutumärkide sees. Niisiis armastame laulu, jutumärgid algavad, kui on meri. Hülgehall, üks sõna ja sind ründamas suur hall, jutumärgid kinni, ilma et mõtleksime seda lauldes faktile, et hall hüljes, üks sõna, hülgeliik. Hall hüljes on Läänemere, üks sõna, suurim imetaja. Samamoodi kokku nõksutame tantsuloo, loo liik, üks sõna, pärlipüüdja, üks sõna, jutumärkide sees, laulu nimi. Pärlipüüdja saatel puusa, kontrollimata üks tee, fakti, et Eesti vetes elab looduskaitsealune, kõik kolm sõna kokku, ebapärlikarp, kõik kolm sõna koos, ebapärlikarp, keda on püütud pärlite leidmiseks. Friedebert Tuglase novellis Androküünipäev, jutumärkide sees, ärkab hommikul ilus noor tütarlaps, üks sõna, kes saab lõunaajaks küpseks daamiks ja moondub õhtupoolikul, üks sõna, vanaks koledaks kiimaliseks meheks, aga vihmaussid, üks sõna, on läbi kogu elu mõlemasoolised, üks sõna, ehk siis hermafrodiidid, mõlemasoolised ning kui keegi lõikab vihmaussi, üks sõna, juppideks, elab iga osa häirimatult edasi. Kui inimene sünnitab 3-4 kilose, 3 sidekriips 4 kilose beebi, tavatseb ta pärast aastaid kirjeldada, kui mitu, üks sõna, tundi ta valudes piinles, millised õmblused tema sai ning loodab, et lapsukesest kasvab nende üleelamiste üks sõna järel vähemasti tänulik pensionisammas, üks sõna. Karuema, üks sõna, seevastu üks sõna poetab talveunes kokku, olles poolekilosed kokku, mõmmikud, kes enamasti kaksikutena kasvavad järgmise põlvkonna tegijateks, kes iseseisvudes, üks sõna, unustavad oma ema ning isa ei ole nad kunagi teadnud. Märtsikuu, üks sõna, on astroloogiliselt jäära suure tähega, tähtkuju, võimule tuleku kokku
ja kevadise pööripäeva üks sõna, aeg, koma, mil on põhjust meelde tuletada, koma, et oinas on kastreeritud jäär, koma, kellel on mihklipäev üks sõna väikese tähega. Jüripäev, mihklipäev, jaanipäev, kadripäev, mardipäev, kõik väikese tähega. Sügisese pööripäeva üks sõna paiku. Juhin tähelepanu, et üle 2-3 lause ühes lõigus ei ole. Liigendame teksti, kullake. Tegelaskuju, üks sõna, koma, kes oli iga ameti peale Mihkel, väikese tähega nagu ka Välgu Mihkel. Iga ameti peale Mihkel, koma, oli ETV lastesaates üks sõna. Hunt Kriimsilm, lastesaate nimi on jutumärkide sees, ahah. Nii siis ETV lastesaates kokku jutumärgid algavad. Hunt, Kriimsilma, üks sõna, 9 ametit, jutumärgid kinni. Hunt Kriimsilma 9 ametit, susi, koma, keda kehastas Hendrik Toompere, koma, muu hulgas. See võiks olla lausa kokku kirjutatud. Muu hulgas legendaarne kuduja. Näitleja Hendrik Toompere senior kudus igal vabal hetkel. Nii äge. Ja lõppsõna analoogselt metskitsede üks sõna valgete taguotstega üks sõna ilmutavad ka ilvesed ennast üha sagedamini. Õunapuu üks sõna otsas, koma, sest seniseid kodumetsi üks sõna enam ei ole, koolon. Jääb loota, koma, et härra Ilves pigem armub linlaste üks N, jääb järele siis, kui moodustub kaashääliku ühend linlaste kiisudesse, kui et siin ei ole koma. Siin ei ole koma. Pigem armub linlaste kiisudesse, kui et suhtub neisse kulinaarse huviga. Ja viimane väljend, kena kevadet, hüüumärk, on meile kõigile. Täna on öö ja päev täpselt ühepikkused. Ühtlasi panid tähele, et sissejuhatus ja lõppsõna tekstil räägivad ühest ja samast. Metskitsede valgetest peppudest. Tulgu sinu senise elu parim kevad. No matter what. Kõik läheb hästi.